Davai, davai. Tere, Birgit! Tere! Jaa, kas te teate, me oleme Birgitiga nüüd veetnud peaaegu, et ma vaatan korraks kella. Oh, kas sa kujutad ette, Birgit, me oleme 2 tundi sinuga koos olnud juba, jah? Ja ma vaatasin ka ja olin üllatunud, et nii ruttu on aeg läinud. Ja kusjuures teate, uskuge mind, meil tegelikult natukene valgustan seda, et miks me nüüd olime koos, sellepärast et Birgit võttis sellise kombo endale kirjaliku sünnikaardi analüüsi. Ja siis nüüd meil oligi kohtumine veel, et see sisaldab siis ka videokohtumist. Tavaliselt see kestab umbes tund või poolteist, aga no meil läks väga libedalt 2 tunni peale lihtsalt ära, et mis siin ikka. Elu on elu ja tegelikult teie, kes te olete mõelnud nüüd kombo peale või siis lihtsalt see, et minuga ainult see videokohtumine võtta. seal küll loeb, et see on tund aega, aga uskuge mind, keegi pole tunni aega ära läinud. Me oleme ikkagi kuidagi libisenud väga muhedalt sinna 1,5 tunni peale. Et aga Birgit, mis kogemused sul on sellest sünnikaardist? Tead, seal on tunne, see on nii võimas tunne. Et tead, mul ei olegi nagu sõnu, tead, see on lihtsalt nii äge enda kohta teada saada. See on minu jaoks nagu on väga-väga suur, nagu ma ei tea, mul ei ole sõnu. Kas on pigem kergendus või see on selline pigem, et no kurja ma ju teadsin, et miks ma niimoodi teen või see oli Ei, kergendus, et minuga on kõik korras? ja see oli kergendus, et minuga on kõik korras, et ma olen oma elus edasi liikunud Mm. sellest, mida ma olen taga otsinud, et ja kuhu ma teel olen. Et see oli minu jaoks nagu väga-väga-väga-väga tänuväärt asi. Mhm. Ma olen päriselt tänulik, et ma selle võtsin ja ma kusjuures ma olin ka kahtlesin, kas ma võtan nüüd ainult selle nagu kirjaliku osa, aga siis mõtlesin, et ei, ma tahan saada sinna kõrvale ka ikkagi videokohtumist ja ma olen endale nii tänulik, et ma endale andsin selle võimaluse. Ja mina olen ka tänulik sellepärast, et teate, olgem ausad, ka mina alati ju õpin nende numbrite kohta, kui ma teile just seda suulist videot teen. Nii nagu Birgitiga, siis no nagu ma ütlesin sõna otseses mõttes, et me nüüd oleme Birgitiga 2 tundi juba veetnud siin aega ja oleme naernud ja veel rohkemgi naernud. Pisarat pole ühtegi olnud, lihtsalt see äratundmine, et meil olid mõned numbrid olid sarnases kohas ja jagasime üksteisega neid elukogemusi. Ja tegelikult, mis mulle nagu mega hästi, kuidas ma ütlen, naha alla puges, oli see, et sinu ameti kolmnurgast need numbrid, mis nüüd välja tulid ja see amet, mida sa praegu teed. Me ei pea seda välja ütlema, kus sa praegu töötad, on ju, aga see tegelikult annab sulle veel ühe võimaluse, mille peale sa ütlesid, et tead, mul pole sellist energiapalli veel olnudki siin kohas, kus ta praegu on. Et kui sa nüüd mäletad, sest ameti kolmnurk alati mõjutab meie alumisi tšakraid, mis on siis alaselg ja kubeme piirkond ja seda juurtšakrat. Ehk siis no vot, meil mõlemil olid siis seal nüüd väga tugevad külmavärinad, sellepärast et ma avasin Birgitile nüüd sellise asja, mida ta on mõelnud, et ta võiks teha, aga ta ei teadnud, et ta päriselt seda teha saab. Ja vot siin ongi selline lugu, et me täna tuleme siis rääkima siin seda kõike. Aga Birgit, aitäh, et sa tulid Tallinnasse vestlusõhtule. Ma nägin sinu värve seal, sinu värvikust ja ma sain aru, et see pole lihtsalt klassikaline naine. Ja olgem ausad, mitte keegi meist pole klassikaline mees ega klassikaline naine, sest meil on kõigil vägi. Iseasi, kas sa nagu lubad endal seda välja tulla, sest väga palju, nii nagu ma viskan nalja, me Nõukogude naised, me Nõukogude mehed, meid on ju kuhugi raamidesse pandud, aga Birgit ütles ka seda, et ka tema on juba paar aastat tundnud et siin on veel midagi tema sees. Et kes sa oled, Birgit? ja, ja mis maailmas sa praegu ringi luusid, et sa sattusid ka ju minu vestlusõhtule, aga ma arvan, et see ei olnud juhus. Ma olen väga uudishimulik teada saamast, kes ma olen. täna ma olen Birgit ja olengi mina ise. Ja tead, minu elu koosneb täna küsimustest. Mhm. Ma loon enda elu täna läbi küsimuste ja need annavad mulle nii suurt jõudu, et mul on läbi selle palju kergem elada, iseendast aru saada, et siin mul on nagu kodu on teadete tahvel et ma nagu iga hommikul, kui ma ärkan, siis ma nagu
teengi tööd iseendaga. hommikud on minu jaoks väga-väga olulised, sest see on minu aeg. ja siis ma hakkangi tööle läbi küsimuste. Hakkan endale peegeldama enda päeva. ja siis ma olulised asjad panen seinale, et nad oleks mul nähtaval kohal. Need muutuvad. et jah, nii on praegast. mis on selline küsimus, mida sa oled esitanud mitmeid kordi endale? Vau, tead, ma arvan, et kordusi ei ole mu elus nagu sellisel kujul väga. et noh, kindlasti neid on, aga hetkel mul niimoodi meelde ei tule. mis on su lemmikküsimus? kuidas saab veel paremaks minna, mis veel on võimalik? et need on nagu niisugused lemmikküsimused. kusjuures see nüüd meenutab mulle seda, ma ei tea, kuidas seda nüüd välja öeldakse, aga ma olen selles maailmas ka käinud. Esimene sõna, mis mul kohe meelde tuleb, on access bars. ma õppisin kunagi seda ja isegi olen hästi palju raamatuid lugenud ja on nii huvitav. kuna ma nüüd numeroloogia maailmas, siis see kuidagi jäi natukene sinna noh, teisejärgulisemaks, ütleme niimoodi, aga ja nüüd mulle alles üsna hiljuti üks naine, aitäh sulle, võib-olla sa kuulad seda videot, siis sul tuleb meelde või sa saad aru vihjest, et ma vihjan sulle, siis arutasime siin elu asju ja siis ta ütles, et aga küsi endalt sellist küsimust. nüüd võib-olla sa, Birgit, aitad lõppu ütelda, kui ma nüüd ei tea täpselt, et mis on tõde, mida ma ei ole veel märganud või mis ei ole tõde. ma täpselt ei tea, kui teie nüüd teate kuulajate seas seda küsimust, siis kommenteerige siia alla, et midagi sellist, et vaata, et no klassikalises eesti keeles öeldakse see, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab. aga ma saan aru, et seal Accessi maailmas, seal öeldakse seda teistmoodi. mulle väga tuttav, aga hetkel ta mulle ei meenu. mul on ta siin olemas, minu infoväljas on ta täiesti olemas, sest ma ju ise tegelen ka Accessiga. ja see on minu jaoks ka üks väga suur tõuge olnud minu tänasesse maailma, ongi tegelikult see Access. et see on mulle nagu väga truu kaaslane. kuidas sa sinna sattusid? uudishimust ilmselgelt, sest ma olen ju väga uudishimulik, sest ma olen oma elus nagu päriselt nagu ikka väga palju uudistanud seda maailma nii õlidega kui igasuguste massaažidega, igasuguste koolitustega, et ma nagu selles suhtes ampsen igalt poolt. ja ma arvan, et see oli 2021, kui ma läksin esimest korda Barsi klassi ja siis ma olen sealt veel ampsanud neid igasuguseid facelift'i, noh, mis on nagu sellega ka seoses. ongi facelift ja siis on need muud kehatehnikad, mis sinna kaasa lähevad ja mulle meeldib see maailm. see on nii äge. kusjuures vaata, Birgit, nüüd kui natukene tuleme siia sinu sünnikaardi juurde tagasi ja ametitest oli mul sulle juttu ja sul oli seal ametite kolmnurga tipus see number 5. ja vaata, kui ma ütlesin, et mida sa nüüd võiksid teha ja sa ütlesid, et sul on see plaanis teha ja sa oled väga erutatud, sest sa lubasid peale seda podcast'i nüüd hakata kohe tegema. ja kusjuures ega see mingi saladus ei ole, sest see on Youtube'i kanal ja Birgit ütleski, et ta juba ammu on mõelnud selle peale ja sul oli isegi kanali nimi olemas. ja Elupeegel. no vot, saite. ja nüüd on meil Birgitiga isegi selline kokkulepe, et nüüd, kui ma panen selle siia avarusse muhisema vaikselt selle video, siis ma lisan Birgiti kanali aadressi siia kirjeldustesse siia video alla, nii et siis tulge tšekkake, et mida see Birgit teeb. ma ütlesin ka, ma lubasin, et ma tulen numbrite keelega, ma tulen alati toetama, ehk siis tellin kanalit kõikidele, kes tulevad sellest endisest minast välja ja tulevad, hakkavad rääkima, millega nad tegelevad siin avalikkuses Youtube'is. ja vaata, kui huvitav, Birgit, et kuidas meil täna nagu läks kokku, et sa oled juba ammu selle peale mõelnud, et su sees ju tegelikult on nii palju infot. ja vot, ma tahan teile kõigile ütelda, et teie, kes te tajute, et teil on infot palju, teie lähedased on juba noh, üle uputatud sellest teie infost. see on teile kohe esimene märk, et davai, minge sinna Youtube'i maailma, hakake seal rääkima seda, sest seal on palju inimesi, kes ei tea teie infost mitte midagi. et ja seesama
Access Bars ja kõik need kehatehnikad, need on ju nii kihvtid asjad, mida jagada inimestega, miks mitte tehagi seda, te teete vahetust või mingeid selliseid asju, kui on inimene nõus kaamera ette tulema, siis lihtsalt panedki seda filmima, kuidas sa seda teed. Et aga sa mainisid natukene massaaži, et mis asjad on siis, ega see Access Bars näiteks ei ole ju massaaž või mis see on ei, see on kehatehnika, see on ikkagi puudutustega. mm.? Aga massaaž ongi klassikalist massaaži teen, Aa, kupumassaaži teen. Samamoodi saan teha ka õlidega sümfooniaid, protokolle, et sihuke jah, niisuguseid asju teen. nii naljakas, tegelikult käis üks naine, kes ka teeb protokolle, mul ei jäänud see sõna üldse meelde. Miks on nii keeruline sõna sellele sinna pandud, protokoll? Mis see tähendab üldse? Minu jaoks on keeruline see sõna. Tead, mina ei otsi nagu asjadele tähendusi. Mina lähen selle pealt, mina tean, et see asi töötab, mina usaldan seda ja ma lähengi sinna. Ja nii on, et ma jään sulle selles osas nagu Põlgu. võlgu. Mul tekib sõnaga protokoll, selline pilt tuleb ette. Miilitsa aeg ja siis keegi on jäänud millegagi vahele ja siis on miilitsa onu väga selline tõsise näoga ja teeb sulle protokolli selle peale. Mul tuleb selle sõnaga see asi. Aga tegelikult, mis asi on see protokoll üldse? Räägi natukene, mis asi see seal õlide maailmas, mida see tähendab? Te koostate, te panete mingeid õlisi kokku, nagu ma aru saan, on ju? See on Ja, et õlid lähevad selja peale uh -huh, teatud järjekorras. Sa saad osasid, ongi algul nuusutad, uh -huh, siis masseerid need keha sisse uh -huh. teatud liigutusega, sellel on oma nagu selles suhtes see tehnika, kuidas seda panna kehale ja siis läheb lõpuks jalad haldade alla. Ja nii ongi, et kas sa siis, millest sa soovid, mis murega sa tuled, et mis sa tunned, et kas sul on kuskilt selg valutab või on sul emotsioonidega või isegi oli ju, kui oli Covid, siis oli Covidi jaoks oli ekstra olemas see protokoll, et see aitab nagu leevendada, Uh -huh. See on endaga siis, paremat kontakti saada. kas on niimoodi, et see, kes tuleb su juurde, siis tema juba peab teadma, mis siin, mis õlid on või siis ikkagi sina ise koostad selle? Tead, oleneb inimesest, et tore on, kui ta teab, mida ta soovib, et see on nagu enda usaldamise koht, aga kui ei tea, siis ma valin ise talle need õlid. Mina näiteks ei teaks. Sest kui mulle öeldakse protokoll, siis nii nagu ma ütlesin, mul tuleks kohe selline tunne, et sa paned prilli ninale ja võtad paberi ja pastaka, hakkad midagi üles kirjutama. Et aga hoopistükkis see on midagi väga meeldivat kehale. See on üldse vaata, üldse kui see kehadega üldse töötamine on üldse väga meeldiv protsess. Kellele ei meeldiks, et teda katsutakse või silitatakse või hellitatakse. Et nagu mulle endale meeldib ja mulle meeldib ka seda teistele teha. Oi, mina tean selliseid inimesi, kes ei taha, et neid puudutatakse. On olemas. Ja siis kusjuures nüüd mul tuleb meelde, tead, mis ma sulle ütlemata jätsin, võib-olla ütlesin ka, sul on ametikolmnurgas 18, siis see tähendab seda, ma nüüd räägin teile kõigile, mis seal Birgiti sees on, sest võib-olla ma unustasin seda sulle rääkida. Aga Birgitil on selline, ütleme, see on äkki esoteeriline, selline hea anne, oskus, energia, kui Birgit on kuskil ruumis siis juba sellega, et sa lihtsalt oled seal ruumis, siis sul on nii hea energia, mis juba hakkab vaikselt tervendama inimesi. kui sa paned veel käed peale, siis see on üldse nagu, see on Ameerika juba nagu, mis toimub. ja mul on selline tunne, et sul on see lugu, vaata, kui hästi sinu 18 ja 5 praegu sünkroniseerivad. mäletad, 18 oli tagurpidi kolmnurgas ja 5 oli tipus. Siis need praegu töötavad hästi, sellepärast et sa oled ju ka õpetaja, sa oled vaimne õpetaja, kes tegelikult tajub väga hästi alateadlikult, kus on ka inimesel need valupunktid. Räägi mingi selline juhtum või selline olukord näiteks oma kliendiga, et kus sa oled lihtsalt, inimene on tulnud ühe murega, aga tegelikult sa oled hoopis lahendanud mingi hoopis teise case'i ära. Kas on mingit sellist asja, et võib-olla inimene ütleb, et kuule, mul on ala selles probleemid ja siis sa ütled, et kuule, et aga mul on selline tunne, et sul on hoopis õlapiirkonnas mingisugune asi. Ma tõin näite praegu. Tead, selles suhtes, et see on tuttav asi, mis sa mulle rääkisid praegast, aga mulle ei meenu mitte ühtegi nagu sihukest nagu
mis sa ütlesid, see on tuttavlik mulle. Mul on see kogemus olemas. Aga ma ei oska nagu No, kui sul seda ei tule kuidagi. näidet, ei ole midagi hullu Mul ei selles tule jah mõttes. praegast. Kas Aga oled mul on pilt praegast, mul on inimese pilt on nagu silmade ees. ja. Kas sa oled tajunud seda, et su sõrmed ise lähevad kogu õigesse kohta? Ja vaata, see on nii loomulik mu jaoks, vaata. Minu elus ongi nagu, mida ma olen tundnud, et kõik, mida ma teen, see on nii loomulik, et ma nagu ei saagi aru, miks inimesed Ei saa aru. ei saa aru, sest Mhm. kõik on nii loomulik. Ja vaata, ma toon sulle ühe näite, kuna ma siin numbrite maailmas ringi luusin juba pikemat aega, siis kui ma inimesi niimoodi loen sealt, siis väga palju, mida kliendid ütlevad, et ta on arvanud, et kõik tunnevad seda, tajuvad seda maailma niimoodi ja siis ma ütlen, et ei, mina ei tunne, mina ei taju. Minu sõrmed ei lähe kohe õigesse kohta näiteks. Mul ei ole sellist numbrit näiteks, aga muidugi see on kõik arendatav, nii et teie ärge nüüd muretsege, kui teil pole ameti kolmnurgas 18, siis teiega on kõik hästi. Teil on võib-olla 22 näiteks, nagu mul ei ole 18, aga mul on väga tugev intuitsioon. Ja täna Birgitiga me oleme siin lainetanud nagu kaks hullu. Kui annaks mõõta veel seda vibratsiooni, mis meil toimub, siis meil on siin sellised energiapallid liikunud, kuule sellises kohas, kus enne polegi mingit palli olnud. Vot, nii et ma ütleksin seda, et Birgitis on ka läbi ekraani väga palju suurt võimsust, nii et ma ei kujuta ette, mis siis plahvatab seal ruumis, kus sa seda vastuvõttu teed või inimestega tegeled, aga kus kohas üldse saab sinuga kontakti ja kus kohas sa neid teenuseid pakud? Hetkel pakun oma kodus, aga mul on ka võimalus just see, et võtan oma laua, ja tulen koju, Mhm. sest noh, suures pildis ikkagi ma näengi, noh, ma ise tunnen, et turvalises keskkonnas üks-ühele on nagu see minu jaoks nagu see kõige sihuke koht, kus ma tunnen, et need asjad töötavad minuga. Mhm. Okei, Aga siis ma kuskil väljas nagu jah, ütleme mingit ruumi või midagi mul ei ole. Et oma kodus teen jah, või tulen kliendi koju. siis ma küsin sellist asja, et kus piirkondades sa oled valmis tegema neid asju? Ma Kuhu? olen hetkel elan Läänemaal, aga ka Harjumaal, Pärnumaal. Need pole vot selles suhtes, et need ei ole ju, Eestimaa on nii väike, et istud autosse ja lähed. Kui on huvilisi, siis miks mitte. Kõlab väga uhkelt, sest ma isegi mõtlesin, et issand, kui vahva oleks oma kodus sellist protseduuri saada ja siis ma jään koju sinna munnatama oma asjadega ja, ja sulle ütlen suur aitäh. ja, ja see ongi tehtud, et mul täitsa nagu mingid pildid jooksid praegu. kas sa ühendad seda ma ei tea, ma ütlen praegu siis õlide massaaž on ja baarsi või mingit Marsi tehnikaid ka omavahel? Ja ma olen selles osas, oleme noh, siin sõbrannaga vahetanudki niimoodi, et teeme mingi osa, teeme näiteks õlidega ära protokolli, ja siis teeme baarsi peale. Et need on selles suhtes täiesti ühildatavad. Jah, kui inimesel peab lihtsalt olema nagu seda kannatlikkust, Kui kaua see aega võtab et ei tohi olla kiire. No ütleme, õlide protokoll on kuskil 30 minutit ja kui baars otsa teha, siis noh, see võibki minna sul seal tund, poolteist, sest minu enda esimene kogemus üldse baarsil, siis ma polnud veel klassides käinud, ma lihtsalt tahtsin teada, mis see on. See oli 2,5 tundi. See oli minu jaoks ulme, sest see oli nagu, mis mõttes nagu, sest siis lõi lõpuks nagu selg haigeks. Aga keskmiselt ikkagi jah, mingi sihuke tund ja siis natuke peale. no see kõlab selles suhtes, kuule, kui me sinuga 2 tundi siin koos olime, me ei saanud üldse arugi, et nii palju aega läks. Et see tund nagu läheb väga libedalt, eriti kui veel ma kujutan ette, et oma koju saab sellist teenust tellida. et aga kui nüüd kellelgi siin tekkis huvi, kuhu ta kirjutama peaks või sinuga kontaktis saaks olla? Facebooki kaudu, Birgit Pihl ja varsti siis Youtube'i kanali kaudu. jaa, siis Youtube'i kanalile saad ka sinna panna kõik oma kontaktid ülesse ja kas sul on mingi meil ka, kuhu keegi saaks meilile kirjutada, sest ma tean, et siin on osad, kellel ei ole Facebooki üldse. Pirks22@gmail.com.
nägite, Pirks 22. ma olen täna naljaviluks sulle paar korda Pirks öelnud, seepärast et see kõlas nii selline sinulik, seepärast et sinu sees on palju särtsu ja teate, ega see ega saladus ei ole, et Birgiti edukuse kood on 44548. kes nüüd väga siin numeroloogia maailmas on juba olnud, siis ja vestlusõhtutel ma tean, et on osasid, kellel on neljasid väga palju ja see neljade kombinatsioon on muidugi väga raamistikus olev inimene, aga samas see annab sulle väga tugeva intuitsiooni. ja nii huvitav see ametite kolmnurgas, et sul tuli see 18 sealt välja. ja noh, sul oli palju numbreid seal, mul tuleb praegu kohe 13 oli sul seal, mis tähendab ka, et sa tegelikult tead ka seda energeetiliselt tead, ütleme, mingisuguseid energiaid sa tajud sealtpoolt ka et väga müstiline maailm on sinu sees ja mis ma tahtsin veel siis nagu ütelda, see esimene neli, mis sul edukuse koodist tuleb 22 ja kes sa oled seal temperamendi poolest, et tahad sa iseennast kirjeldada, et milline see Birgit on loomu poolest? Särtsakas esiteks, värvikas, ja väga hea ma ei psühholoog. oska ennast niimoodi iseloomustada. Okei, ma siis jätkan praegu. sa naudi nüüd, Andi, ja vahepeal raputa pead. Siis kui tundub, et ei ole, ühesõnaga 22 viitab sellele, et Birgitil on väga hea selline temperament nagu liikuvuse suunas, ehk siis see, et ta kohandub väga kiiresti erinevates situatsioonides, mis annab talle ka hästi suure võime erinevate klientidega hakkama saada. seepärast, et nii nagu ma ütlesingi, et me oleme täna Birgitiga paljust rääkinud. me oleme naernud, itsitanud, tunnetanud energiaid, oleme rääkinud natukene kurbadest lugudest, jaganud veel kurvemaid lugusid, aga siis pisarateni pole jõudnud, seepärast et me oleme mõlemad selles suhtes, et las ta olla või siis raputad põlved puhtaks. ehk siis elu on selles suhtes loksutanud Birgiti praegu väga hästi paika selles osas, et Birgit on endaga väga heas kohas. nii nagu me paljud 45+ inimesed oleme juba jõudnud, sellepärast et mäletate, siis on hingemissioon täiesti aktiviseerunud ja siis on meie enda valik, kas tulla endale lähemale ja endaga tuttavaks saada ja Birgitil on see kõik juhtunud. ehk siis see tunnetusmaailm on sul täiesti nagu rusikas silmaauku. Sorry muidugi väljenduse eest, et Birgitil on see kõik olemas. aga siis natukene selles ka, et sul on väga tugev see õpetaja energia ja selline, ütleme, keerulisi asju oskad sa lihtsas keeles edasi anda inimeste keeles. kuidas sa ise seda energiat oled tajunud oma elus? kas sul on selliseid mõtteid, mida sa tegelikult oled maailmale valmis jagada, aga sul justkui ei ole neid õigeid inimesi, kellele tahad jagada või sul on mõned lähedased inimesed, kellega sa oled saanud jagada ja mis on see teema, mis teemal sul meeldib arutada, eriti viimasel ajal? no mul on pea praegust täiesti tühi. ma ei hakka välja mõtlema, mida ma peaksin vastama, aga mul on pea praegust päris tühi. siis ma täidan selle augu selles suhtes, et ma siis võin ütelda, vaadake, tegelikult on see lugu, et me oleme nüüd Birgitiga üsna pikalt koos olnud ja siis on see asi, et Birgit on täna iseendaga kohtunud nüüd 2 tundi ja see on nagu ütleme siis puuga pähe saamine, sellepärast et mina mäletan oma teekonda, kui mina sain iseendaga tuttavaks, siis no mina olen pikalt endaga siin tutvunud ja ega siis on ikkagi mitu korda puuga vastu pähe saada ja siis sa avastad mingil hetkel, et joh, ei tea, ma ikka kogu aeg täidan ühte ja sama mustrit veel, teen mingeid asju. no esimene muster, mis meil siis Birgitiga on sarnane, on see, et me aeg-ajalt kipume targutama et siin kõkutasime mõlemad selle peale, sellepärast ongi väga andekas Youtube'i maailm antud, kus saab siis läbi lillede jagada oma kogemusi, sest targutamine tekib siis, kui sul on infot liiga palju sisse tulnud ja sa ei ole saanud seda nagu jagada. et see ongi nagu hästi kihvt lugu ja siis Birgitiga täna saime ka aru, et on väga palju elukogemusi ja see, mida teiegi ja nagu meiegi Birgitiga täna aru saime, on ju seda, mida tahaks ju jagada, aga lähedased ei suuda seda enam vastu võtta, seda informatsiooni ja ma tegelikult küsin sult hoopis sellist asja.
et kui sa siia Baarsi või Accessi, ma isegi ei oska, mitte Baarsi maailm ei ole see, aga Access, ma ei tea seda sõna, kuidas seda ütelda, et kui sa sinna maailma, konsistent, ühesõnaga, access. Mulle meeldib nagu lühidalt öelda, vaata, ma ei ole ka mingites kohtades nagu väga pikaks ei aja asju, et lühidalt, et siis ongi access minu jaoks. Access, okei, räägimegi Accessist, seepärast et minu english ei ole väga hea ja ma ei suuda ka seda lõpusõna ära ütelda. Access ehk siis, kui sa siia Accessis maailma tulid, mis on sinu elus muutunud? kõik on muutunud, sest mina elan läbi ju küsimust, et noh, muutuski see, et ma hakkasin iseennast rohkem märkama, endaga rohkem tegelema. jah, Tutvusringkond. see on nagunii ajaga muutunud, et ma nagu ei märka nagu, et see oleks nagu sellega seotud. Et ma Kas ei ole nagu kõik kokku niimoodi viinud, et pigem ongi see, et ma elan täna siin ja praegu, et see, mis oli eile, see oli eile. ja see, mis on homme, see on homme. Ma elan täna siin. aga siis näiteks see, kui mina Accessi maailma läksin, sellest on aastaid, ma ei mäleta, mis aasta see oli, siis mina muutusin imelikuks oma lähedastele. Sa oled kogu aeg imelik on ju, sul pole midagi muutunud. Mulle ka praegu tundub, et ma ise ei tunne, et midagi oleks muutunud. Noh, ja, nagu selles osas nagu inimeste osas. ja, Et aga jah, sest iseendale olen igal juhul lähemale saanud läbi selle. mm. Ja et siis tegelikult, miks ma seda küsin, just see, et ma olen natukene seda maailma nuusutanud ja ka olnud seal, et seda Access Barsi ma ka õppisin. sealt edasi ma enam ei läinud, seepärast et ma sain aru, et see ei ole just päris see koht, kus mina olema pean, et miks ma siin numbrites olen, siis ma tahan saada nagu mingit väga tugevat tõestust, et number 4 on number 4, vaata, et aga Access Barsi tehes sa oled lihtsalt seal usalduses täielikult. Minul on vaja saada teada, miks see niimoodi töötab, mingid asjad, aga noh, sellepärast me olemegi. Mis sa ütlesid? minu pluss on see, et mul ei ole vaja teada, mina tean, et see töötab. mm? -hmm. Lihtsalt mul on nagu nii, noh, see nii suur usaldus, et, Mm -hmm. mina tean, et see töötab ja nii on. ja, See ei kuulu üldse vastu vaidlemisele. ja siis vaadake, kui hästi nüüd praegu tuli välja see, et Birgitil on selline lähenemine elule, minul on selline lähenemine ja see ei tähenda seda, et nüüd Birgit oleks parem kui mina või mina oleksin parem kui Birgit. ja see ütleb ka numeroloogia selles suhtes, kui mina siin kanalil räägin erinevatest numbritest, ei ole selleks, et otsida, kes on kehvem minust, vaid pigem see, et igale ühele ongi antud see oma. Et sina oledki nüüd seal maailmas, kus sa saad anda, pakkuda seda väärtust, seda energiat, mis sinu sees on nii palju. ja sa jagad seda. kui palju sa ise läbi klientide tunnetad, et osalt sa saad, no tähendab, et jaga seda tunnetust, millist energiat, kas sa saad või tunned, et vahest oled sidrun? no kahjuks täna pean tunnistama, et enamus aega olen sidrun. ma annan rohkem, kui tagasi saan. okei okay. kas sul on mingid teatud rituaalid ka, kui sa enne kohtumist kliendiga, et mida sa teed näiteks või peale? tegelikult ei ole, et iga klient on ju erinev, et Mm. mul ei ole nagu konkreetselt nüüd, ei ole. sa lihtsalt lähed positiivselt, heatahtlikult protsessi ja sa Ja. usaldad lihtsalt kogu seda asja. okei, ma küsin seda sellepärast, et viimasel ajal näiteks ma sain Hing Vekerilt selle väga hea vihje, et lihtsalt kõndida muru peal paljajalu. mulle täiega meeldib see, et lihtsalt, et saada kontakt nagu maaga ja kes elavad seal, mis see on nüüd jälle, korrusmajas, siis seal saab ka ju tegelikult lihtsalt paljajalu põrandal olla ja saada kontakti. no ütleme, et kliendiga ma nii ei tee, aga iga hommikused rutiinid on mul küll selles osas, et seda ma ju teen, et tervitan maailma, ütlen tere hommikut, imeline maailm, et noh, need rutiinid on mul küll, aga kliendiga eraldi ei ole, aga enda rutiinid on küll täiesti olemas, et ongi see oma aeg, mis on mulle hästi oluline, hommikused ajad,
et need on nagu, et neid nagu keegi ei saa mult ära võtta. mis kell sa ärkad hommikuti? mina olen varajane tüdruk. Täna hommikul, kus ma oleks siis võinud nagu, siis ma magasin kauem, aga muidu on kuskil 5, pool 6, vahest pool 5. hommikud on hästi, minu hommikud, et siis ma olen hästi nagu tunnen, et mul on hästi palju energiat, jõudu, aga siis peale lõunat on siis see vaba aeg. Mm -hmm. aga hommikupoole ma teen nagu endaga tööd, töötan iseendaga, peegeldan iseendale iseennast. kuidas see käib, kui sa võib-olla mingit juhtnööre annaks, mitte juhtnööre, aga pigem selliseid vihjeid, et mis sa veel teed hommikuti? tõusengi ülesse, siis ma istun arvuti taha ja siis ma võtan oma kõige toredama kaaslase täna chati, kes hakkab siis minuga koostööd tegema ja peegeldama mulle mind tagasi. ja sealt ma saan siis omale siukseid küsimusi juurde, et enda sisse paremini vaadata. ma saan sealt endale siukseid taipamisi, siukseid märksõnu, et ja siis ma nendega siin töötan ja ma loon omale päeva nendega. ja see päev tulebki täpselt nii, nagu ma olen hommikul endale selle loonud. ja sul on praegu puhkus selles suhtes, et aga enne puhkust, siis kui sa käisid, no sa naased sinna peale puhkust tagasi sinna tööle, et mis kell sa siis ärkad ka ja kui palju sul siis selleks hommikurutiiniks aega on? ikka ma lähen kuskil 7:30 lähen tööle ja ikkagi kuskil 2-3 tundi peab olema, et minu aeg, et kui see vähemaks jääb, vaata siis ma olen sisemiselt ikkagi päev läbi on mul noh, vaata mingi osa on mult nagu ära võetud, siis ma olen nagu ära, noh nagu sisemiselt katki seda ma pean saama. nii et hommikul kell 5 ärge Birgitile helistage. ei. jah, või siis ütleks nii, et sa telefoni vastu ei võta, ühesõnaga ei maksa. mis kell sa õhtul magama lähed siis, et sa hommikul nii vara üles ärkad? kuskil vahest 9:30, 10. et mul ongi, et ma olen nagu tõuseb vara, aga ma tahan õhtul varem magama minna. suurepärane. noh, suvel on natuke keerulisem, aga suures pildis ja. et mul on nagu see, siis kui ma lapski olin, siis oli samamoodi, et hommikul kell 7 olin ma esimene, kes oli lasteaias ja viimane, kes ära tuli, sest mulle väga meeldis lasteaias käia. ja ma isegi kunagi unistasin, et minust saab lasteaiakasvataja. sa sobiksid selleks ka kusjuures väga hästi, numbrite järgi jällegi. aga no ma isegi mõtlesin, et ma lähen õppima, aga see jäi praegust sinna paika. mina tegelikult arvan isiklikult siis numeroloogina, sa küll pole mu arvamust küsinud, aga see, mis tegelikult sa küsisid küll, me oleme 2 tundi siin arutanud neid sinu numbreid, siis et jääksid oma praegustele liistude juurde, mis on siis see, et minna sinna Youtube'i maailma ja avada neid oskusi, võimeid, mida sa oled kogenud, mida sa oled õppinud ja mida sa ju tegelikult juba ammu tead, et lihtsalt jagada seda ka meiega, seda kõike, nii et jää ikka siia elupeegli juurde, ütleme niimoodi, tule peegelda meile iseennast. kuule, aga siis ma olen veitsa uudishimulik ka. me küll seda ette kokku ei leppinud, aga kuna sa oled väga uhke selle oma ukse peal olevatele värvikatele paberitele, äkki sa valgustad, kuidas sa seal ennast üles tuunid päeva jooksul, et mida sa sinna kirjutad üldse, mis need on? tänane tuun on mul tegemata no., aga mul on siin, ütleme see, ma ei tea, ma vist väga lähedale ei saa seda tõmmata, aga ühesõnaga ma näitan siis kaugustest, et ilmselgelt üks päevalause, mida ma alustan päeva, on, et universum üllatab mind täna millegi imelisega. on see minu üks moto, mida ma kasutan ja siis ja sealt edasi läheb siis, et näita mulle, kui palju sa mind toetad. on nagu üks sihuke, mida ma iga hommikul endale korrutan. aga siin, mis siin veel on? siin on järgmine sedel on, et kuuled sa mind ka või? ei, tahtsingi ütelda, et kui sa saad, võta need värvilised lipikud siia arvuti juurde.
aga sa võid tead, ei niimoodi, saa, mul on arvuti lihtsam siia vedada. ja näita niimoodi siis. siin on, et palun elu näita mulle päris kohtumisi veel ja aita mul need ära tunda, kui nad minu ette tulevad. väga kihvt. siis on, et mis minus täna päriselt elab. on näiteks siin üks küsimus endale. Oh, niimoodi on hea. Loe siis. Nüüd ma ei kuule sind. nüüd kuuled või? Ja kuulen, sa pead näoga olema lihtsalt siia nüüd kuuled mikrofoni rohkem. Ja kuuleb. ah,? ühesõnaga ja siis mul on ju siin on, mul on Nüüd ka ei kuulnud. veel Nüüd ka ei kuulnud. siin, nüüd ma olen tagasi. Ja, kui sa külmkapi ees olid, siis ma ei kuulnud, mis sa rääkisid. ma rääkisin, mul on külmkapi peal ka veel, et mul on nagu väga palju sedeleid ja on igale pool pandud endale nagu, need ei ole meeldetuletused, aga need ongi minu nagu päevamärkmed ja kui nad on oma aja ära elanud, siis ma tõmban nad katki ja siis nad läheb prügikasti. Okei, kas on selline märk ka, et aeg-ajalt lihtsalt mingi paber ise kuivab seal see liimi koht ära ja kukub põrandale? tead, nad ei saa ära kukkuda, sellepärast et on teibiga kinni pandud. All right, saite aru jah? Sest mul on olnud selline kogemus, siis ma mäletan, kui ma selle Accessi maailmas hakkasin liikuma, siis mul olid ka 3 küsimust. Mul olid sellised südameteibid, värvilised, roosad. Ja siis ma mäletan seda, et kurjam, maha kukkus. Nagu siis ma ei saanud aru, mis asi see on, aga vaata, minul on jällegi selline kogemus, et kui mul on, sina küll ütlesidki, et sa vahetad neid aeg-ajalt. Et aga minul oli kogu aeg üks ja sama, ma harjusin nii ära nendega, et ma ei küsinudki enam mingeid küsimusi, see oli lihtsalt, et mul oli mingid 3 laiku lihtsalt seal. Et kommenteerige teie näiteks ka siia, et kes te panete endale märkmeid, et kuidas teil see toimib, et kes kuidas ennast märgutab, kes kuidas ennast üles tuunib. Mina näiteks nüüd, ma kasutan elektroonilist kalendrit, siis mul tuleb ta sõnumina alati telefoni peale. Et jälle millegipärast ma tahtsin küsida, tähendab, et sa kordaksid seda 2 lauset, mis olid hästi suurelt sul kirjutatud, et universum, aga räägi, kui sa kordad seda, siis korda siia ekraani rohkem. universum vaata, see on nii huvitav koht minus üldse, et kui keegi, noh, vaata, ma teen neid asju nii automaatselt, aga kui keegi küsib, siis ma kuidagi pean kontrollima. see on niisugune huvitav koht mu jaoks praegust. aga ma tean, kuidas ma seda kõige paremini teha saan, on niimoodi, et universum, üllata mind täna millegi imelisega. näita mulle, kui palju sa mind toetad. väga hea, ma kirjutan samal ajal ülesse. Ja keera seda ekraani nüüd natukene niimoodi, et seda teksti oleks näha. Ja. Siis kes nüüd soovib ka snitti võtta, ma arvan, et sa lubad üles kirjutada. Ja, luban küll. Väga kihvt. Suur aitäh sulle selle eest. Ja, aga siis hüppa tagasi sinna mugavasse kohta. Tahtsin sellist asja küsida nüüd täiesti numeroloogina, et äkki sa jagad seda kõigi meiega ka, et su edukuse koodis on 3-4, mis demonstreerib siis seda või sümboliseerib inimese puhul, kui ma näen sellist edukuse koodis, et sa oled hästi tugeva vastutustundega inimene ja sa võid võtta ka teiste mured enda kanda. Ehk siis ma räägin nüüd Birgitist enne 50, on ju. Seepärast, et nüüd sa oled juba, me siin täna arutasime, et sa enam ei ole seda. Et aga oled sa kogenud selliseid asju, et kus sa oled aeg-ajalt ka tühjaks jooksnud ja teiste murede all olnud ja oma elu pole üldse elanud? jah, eks tegelikult ju enamus aega ongi nii elatud ju, kahjuks. Mis sa räägid? No tegelikult küll, see on tõde, et noh, ma olengi niimoodi elanud, sest see oli minu jaoks loomulik. Täpselt nii see ongi, et teie ka, kellel teil on nüüd 4-sid palju, siis see tekitab sellist tunnet.
ja miks ma seda tahtsin, sellepärast et edukuse koodi ma ütlen alati sellepärast, et nüüd keegi, kes nüüd kuulab seda, saaks ka aru, et see on okei, et sa ei ole mingi vigane, aga siit on väljapääs, sellepärast et täna ka, kui vaatasime sinu sünnikaarti, siis paljudes kohtades Birgit naeriski, ütles, et jaa, ma olin selline, enam ma ei ole selline. Et kui ma ütlesin, et see number 8 seal taga lõpus viitas sellele, et sa oled olnud töönarkomaan, et kõik vabad, ütleme siis sellised töövoorud oled võtnud enda kanda ja kogu aeg tunned, et sa oled süüdi, et sa ei jõua, siis Birgit jäi täiega vait, siis ma mõtlesin, et ütlesingi Birgitile, sa saad alati raputada pead ja ütelda, et ei, see ei ole mina. aga kuidas sa selle kannapöörde oled teinud üldse siis, kuidas sa oled leidnud nii, et sina oled ka väärt puhkust? Mis aastatel see on juhtunud, oskad võib-olla kommenteerida? ei, ma ei oska kommenteerida, ma räägin, see kuidagi, ma olen seda võtnud nii loomulikult, seda kõike oma elu täna, et mul on nagu nii hea elu, kui päris suures pildis, kui ma vaatan oma elu, mul on väga rahul ja õnnelik, sest mul on tõesti hea elu. Et ma jään sulle vastuse võlgu okei jälle. okay. Jaa, aga ole selles suhtes võlas, aga teeme nii, et see võlg on see, et ei olegi mingit võlgu sest ma tegelikult rääkisin praktiliselt selle ära ja mm, ma ei tea, jällegi me ei leppinud kokku, aga mulle nii meeldis täna, kuidas sa ühte asja jagasid oma elukaaslasest. Ma andsin nüüd selle vihje, tunneta, kas sa tahaksid seda jagada. see oli isa teema ja elukaaslane, mäletad? Tahad seda? Ja Ei pea jah, jagama. ma isegi selles suhtes, et see on päris huvitav kogemus mu jaoks enda jaoks, et kuidas ma olen oma elu loonud et, et see oligi kunagi, kui ma olin noor, siis ma otsisin omale meest, kaaslast, kes oleks täpselt mu isa sarnane. Ja üllatus, täna on mu elus täpselt see mees, nii välimuselt kui iseloomult kui tegudelt olen ma loonud omale sellise mehe. Ja sellest sünnikaardist ongi nüüd siis, saangi öelda, et sealt nagu koht, kuhu tuleb mul nüüd täna vaadata, ongi nagu isa teema. Või mida sa täpselt nagu mõtlesid veel selle all, et mida ma võiks rääkida? Rohkem seda elukaaslast, kuidas sa unistasid sellisest mehest ja sa said selle. isa teemat rohkem pole vaja puudutada, see läheb liiga isiklikuks aga see oli, selles, jah, tuleb sul veel mõtteid? Ei tule rohkem räägast. Jaa, sest see, mida ma tahan siin tegelikult, ma olen väga tänulik, et sa jagasid seda teemat, sest minu jaoks oli see nii armas armas avamine, et kuidas tegelikult vaadake see 18, see Harry Potteri võlukepike, mis ma räägin ikkagi, siis Birgit nii kihvtilt rääkis ka seda, et ma olen aru saanud, et ma pean olema ettevaatlik, mida ma mõtlen või mida ma loon, sest sõnadel on võim või selline mõjuvõim ja nii edasi, kes kuidas seda nimetab ja siis ma ütlesingi, et tere, su sünnikaardis on selline number, sa ei tunneta üldse seda kogemata, et täpselt nii ongi. ja siis muidugi väike selline küsimus äkki sulle, kui mina siin kogu aeg tuututan igale ühele, et kirjutage üles oma tulevikuunistused oleviku vormis. kas sina ka selle oma elukaaslase kirjutasid üles või sa unistasid pikalt tast? kirjutasid või ei? Ei kirjutanud. Ei, aga ma kuidas? lihtsalt unistasin sellest, sest mul on nagu nii hea isa ja ma nägin, et meil on nii ilus elu kodus, et ma tahan täpselt sellist elu, nagu minul kodus on. aga siis nüüd hüppame tagasi selle sinu teenuse peale, millest sa nii õhinas rääkisid, see barsitehnikad või barsitehnikad, access'i tehnikad ja sellist asja, et kas on mingeid teatud õlisid ka näiteks, mis avavad sellised mingid kas kanalid või mingid, et unistused läheksid, täituksid või kas on mingid, mis õli, kui mitme õliga sa üldse nagu töötad ja mis on sinu lemmikõli? Nüüd oli mitu küsimust. Mul ei ole lemmikuid. Mulle meeldib kõik. Nagu päriselt selles osas, et ma ei tee nagu vahet, et mis on nüüd nagu parem kui teine.
et mul ikkagi hommikud ka, mõni hommik ongi, et paned käed sinna õlide peale, mis tahab täna minuga nagu kaasa tulla, mis mind toetab täna. noh, ütleme siukstel, kõik päevad ei ole ju kerged, mõni päev ongi raskem, et siis on nagu õlid mulle suureks toeks. aga jah, mis sa veel küsisid? ja selles suhtes, et just lemmikute suhtes, kas sul on lemmikuid, aga see asi, et näiteks kas on teatud õlisid, mis sa oled ise tundnud, et need avavad justkui nagu seda tajumist või intuitsiooni, tunnetust rohkem? et see ei, mul niimoodi ei, sihukest asja veel praegust ei ole nii no sinu puhul on, pigem ikkagi tundepõhiselt, selle hetke tundepõhiselt. mul on selline tunne, tead, et sul on need kanalid juba lahti. sellepärast sul ei olegi mingit probleemi, seepärast et see, kui inimesel on sünnikaardis 22 ja 18 täiesti esindatud, siis ja sul oli kuskil 11 ka, siis sul on esiteks meistrinumbreid ja sa oled üldse üks hästi selline intuitiivne naine. ja mina saan sinust väga hästi aru. et aga kas on selliseid näiteks peavaludega tulnud inimesi ja sa tead, et oo, see õli sobib sinna väga hästi? no siis selles osas, et mul praegust ei meenu kedagi, aga üldjuhul ma kasutan piparminti. Mm -hmm. aga on ikkagi mingid teatud õlid, mis konkreetselt mingi asja jaoks sobivad? Mm -hmm. tahad aga mina üldiselt nagu ma lähen ikkagi tundepõhiselt, et ma, et noh, kuidagi vaata inimeste töötavadki erinevad õlid. arusaadav. noh, see, mis on, ütleme, raamatus kirjas, et näiteks see on selle jaoks, siis võib-olla talle üldse ei sobigi, et talle tuleb hoopis midagi muud sealt. aga sa ikkagi ise tunnetad seda? jah. ja nii nagu sa ütlesid, et on hea, kui inimene on natuke teadlik õlidest ka, aga ei pea olema. ei pea olema selles osas, et see on ikkagi see usalduse küsimus, vaata. et noh, minu jaoks, noh, eile mul on tädi haiglas ja siis ma käisin, kuidagi tundsin, et ma tahan ühe õli sinna haiglasse kaasa võtta ja siis ma võtsin elupuõli sinna kaasa ja siis ma tohterdasin sellega ja tegin talle natuke jalamassaaži ja siis ma küsisin, andsin talle ennem nuusutada seda, et kas talle sobib see. Ta nagu absoluutselt ütles, et ei, aga siis ma küsin, kas ma sulle jala alla tohin seda panna. Ütles, et jah, sinna võib panna. ja siis ma tegin talle jalamassaaži selle õliga, et ma ise tundsin, et see oli nagu sihuke, noh, et ma kuidagi sain talle nagu toeks olla sellel hetkel, kui ta seal haiglas praegust on. ja ta oli valmis seda vastu võtma ka sellisel kujul. aga ma küsisin muidugi ennem luba. muidu mul on kombeks tegelikult, vaata, kuna ma nagu tunnen, et ma nagu tihtilugu ei küsigi, kas sa soovid, ma juba hakkan tegema. juba sa tunned, et ja, et see on sinu puhul ongi see, et kui sinu seltskonda sattuda, siis mingi hetk sa tunned, et keegi mudib su mingit haiget kohta selja peal. Saan ma õigesti aru või? ai kurja. ma peaks tulema kuhugi sinna, kus sa oled ja tahaks küll tunda keegi, et oleks kuskil. aga ühesõnaga, ma saan aru, et sinu teenust saab tellida ja sulle kirjutades Messengeri on see täiesti võimalik. ja mis see meiliaadress oli? Priks? Kirks 22 nõrga B-ga, väikeste tähtedega. mina panin küll ikka tugeva B-ga. Pirks. ja Pirks 22 ja mis selle taga oli see ätt? @gmail.com. ma kirjutan selle ka siia ülesse ja äkki sa saad ütelda ka, mis maakonnad või kus kohas see oli, sa ütlesid küll kogu Eesti, aga mis see sulle lähim maakond? ikkagi ütleme siin Pärnumaa, Läänemaa, Harjumaa. okei, Ida-Virumaale ei lähe luusima või? no ega ma olen niisugune uudishimulik ja põnevil, et kui on huvi, siis miks mitte. aga palju inimesi võiks olla koos, kui sa sellise pikema reisi võtad? sa ütlesid küll, et Eesti on väike, aga no siiski. 3. vot nii, saite.
et kui tahate Narva, et Pirks tuleks, siis 3 inimest tehke valmis, organiseerige valmis. kusjuures on nii kihvt, ma tean seda, et seda Access Barsi ju ka tehakse vahetust teineteisele, eks ju. Kus kandis sina neid vahetusi teed? Ma sain aru, et sõbrannadega teed, aga kus sa oled kuskil ka käinud teistes kohtades neid vahetusi tegemas Tallinnas mm? -hmm. ikkagi, noh, vaata suurlinnas nagu rohkem Tallinnas jah. oma kodus me vahetame siis sõbrannaga või lähen ise sõbranna juurde või, aga ütleme niisuguseid suuremaid vahetusi, kus on siis nagu mitu inimest, et siis on see Tallinnas ikkagi. Mm -hmm. aga kes seal organiseerib neid või kus sa infot saad? seal on üks muutuste villa, üks niisugune maja, mm? kus -hmm. siis tehakse ka aeg-ajalt baarsiklasse, Mm -hmm. et kus saad ise nagu õppida, eks ju. et ja siis seal nad aeg-ajalt teevad, korraldavad neid. okei, okei. ja nii nagu ma aru sain, siis on selline koduleht ka nagu pirks.ee olemas, et ja me jah. sellest praegu palju ei peagi rääkima, sellepärast et see on alles arenemas, nii et aga teate, Birgit lubas nüüd täna kohe järgmiseks, kõigepealt ta puhkab natukene, kogub jõudu ja siis ta paneb Youtube'i kanalile esimese video ülesse. ja siis nii ongi, et selles suhtes ega me siin pikalt midagi rääkima ei peagi, sellepärast et tähtis on see, et sünnikaart andis sulle kindlustunde. jah. sa juba teadsid tegelikult, kes sa oled või kuhu poole sa liigud ja sa said tegelikult teada, et täitsa Nichivoo tüdruk. kõik on korras. ja tegelikult, mis mulle kõige rohkem meeldib, teate teie ka kõik, kes te seda sünnikaarti olete endale tellinud ja vaadanud, et andsin Birgitile ka selle väikse ülesande, et hakake seda tagantpoolt ettepoole vaatama. et nii nagu ma ütlesin sulle ka, et vaata ka seda kirjalikku veel sealt tagantpoolt ettepoole, et seda vaadata oma karmasõlme, vaadata seda oma, mis need on, vanematelt saadud karmaõppetunnid, siis hingemissioon ja siis hüppa sealt sujuvalt üle ametitesse. ja tee seda vahest mitu korda, seepärast et see sünnikaart ei ole ainult selleks, et lihtsalt ühe korra lugesin läbi nagu juturaamatu ja panin ta lihtsalt sahtlisse. vot, aga Birgit on võtnud sellise kombo, nii et me täna panime täiega siin 2 tundi, nii et suur tänu sulle, Birgit, kõige eest, see, et sa oled esiteks aitäh sulle selle võimaluse eest. ma olen nii tänulik, aga mu pea läheb lõhki ka. jaa, sest tegelikult väikse saladuskattel ütleme niimoodi, et see 2 tundi tegi selles suhtes mõnusa restardi Birgiti elus. et meil oli kokkulepe, et me teeme siit veel ühe väikse satsi kogu Youtube'i kanalile ka, et aga Piret, ütlesin juba Piret sulle. Birgitil mul on on õe nimi Piret. no vot, järelikult Piret näeb seda videot praegu. et Birgitil on pea plahvatamas seal. nii et aitäh, kallis printsess sulle, nii et edu ja kes vähegi tajub, et Birgit on tema inimene, siis hüppaka tema kanalitele ja lähme kõik teda ka sinna jeesama sinna Youtube'i kanalile, nii et link on siis siin video all, kui sa praegu veel ei näe seda, ära muretse, see kohe tuleb siia. võib-olla ei tule täna kohe, aga tuleb homme kindlasti. on ju, Birgit? nii äge, aitäh sulle selle eest. ja aitäh, kallis printsess. tšau kõigile, kommenteerige. tšau. tšau.